Sotsiaaldemokraadid korraldasid täna majanduskonverentsi, kus arutati, kuidas Eesti majandus taas kasvule pöörata. Enne nende muredeni jõudmist rahandusminister Jürgen Ligi hoiatus, et tema sotsiaaldemokraatide majandusnõuandeid ei kuulaks. Ma ei sotsiaaldemokraatidelt kindlasti majanduse kohta nõu ei küsi. Sotsiaaldemokraadid kritiseerisid kehtivat maksusüsteemi, leides, et see ei toeta piisavalt tasakaalustatud majandust ja nende hinnangul koormab see rohkem väiksema sissetulekuga inimesi. Jürgen Ligi nägemus Eesti maksusüsteemist on jäänud kuskile siin 90ndate lõppu kinni ja ta tõesti toimis sellel hetkel, aga täna see maailm on nii palju muutunud, et see ei sobi siia, et ei ole mõtet pakkuda seda, mis kunagi oli, et me ei räägi mingitest muudest asjadest ka, mis oli sajand tagasi, et peaks täna nagu tegema. Et täna see maksusüsteemi üks suuremaid hädasid on see, et ta on väga regressiivne, ehk siis ta maksustab kõrgelt neid, kes on vaesemad ja madalalt neid, kes on ja me saame sellega Eesti ühiskonda ainult probleeme juurde. Rahandusminister Jürgen Ligi ei nõustunud ja rõhutas, et Eesti maksusüsteem on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Meil on maksusüsteem maailma kõige konkurentsivõimelisem, selle tagasi ei ole. Meil on maksuvaba miinimum tõstetud tasemele, kus on otseselt nimetatud majanduskasvu allikaks, seda on Eesti Pank teinud. Olulise teemana tõsteti üles ka energeetika. Arutleti, milline on elektri hind tulevikus ja kas Euroopat ähvardab elektripuudus. Kui me vaatame, et Anne Sulling ja siis Erkki Raasuke eile avaldasid raporti, kus siis suurinvestorid ja tegelikult kinnitasid seda, mida Eesti ettevõtjad ütlevad, et kui riigil puudub konkreetne plaan, konkreetsete tähtaegadega, kus on kirjas, millised energiavõimsusi milleks on vaja ja ka võimalikud finantseerimisskeemid, siis meile suuri investeeringuid ei tehta. Ja see lõppkokkuvõttes on väga oluline majanduse küsimus, sest kalli elektriga on väga raske teha Eestis tooteid, mida siis välismaale müüa. Loomulikult neid, kes keskkonnamõjusid ignoreerivad või on neil mingi oma ressurss, saavad ka odavamat toota, aga Euroopa kontekstis on Eesti Energia tegelikult odav ja ta on odavamaks läinud kogu aeg, et see võiks nagu juba pärale jõuda. Majanduse väljavaade sõltub ka rahvusvahelistest arengutest. Kuigi prognoosid lubavad tänavu Eestile majanduskasvu, koostate need prognoosid enne uusi geopoliitilisi pingeid. Ega väikses avatud majandusega riigis, ütleme, et ei ole ka ühtegi valitsust, mis suudaks kuidagi hindu nagu vägisi kontrollida, et seda me teha ei suuda. Aga me oleme ära jätnud näiteks aktsiisitõusud, et seesama Hormuzi väin ei kalduks edasi meie hindadesse ja samamoodi võtnud kasutusele ka kütusevarud, et see hinnasurve oleks väiksem. Aga ma arvan, et kogu maailm praegu vaatab väga suure murega, mis Hormuzis toimub.